Saadet toetab AKM Metall. www.metallimüük.ee. aasta Londoni suveolümpiamängudel võistles Eesti vibulaskja. Ajalugu tegi 18-aastane Pärnu neiu Reena Pärnat. Ta sai olümpial kokkuvõttes 33. koha. Aga tuleb välja, et tegelikult on Eestis vaata et veelgi täpsemaid vibulaskjaid kui Reena. Asi nimelt selles, et kui maastikuvibu laskmine oleks samuti olümpiaala, siis oleks Eestil juba ammu ka oma olümpiavõitja vibuspordis. Sest sel alal kuulub maailma paremikku koguni mitu Eesti naist. Üks neist on aga kõige tituleeritum. Saage tuttavaks Eesti oma nais Robin Hood. Vibulaskur Katrin Virula on 3-kordne maailmameister ja 3-kordne Euroopa meister. Virula võitis näiteks 2010. aastal pikkvibu klassis maastikulastmise maailmameistri tiitli. See tiitel oli Virulale toona juba 3. Varasemalt on ta tulnud maailmameistriks aastatel 2004 ja 2008. Lisaks püstitas ta 2010. aastal ka uue maailmarekordi ulukiringi laskmises. Paraku ei ole aga maastikulaskmine olümpiaala. Vibulaskmine jaguneb laias laastus 3. Olümpialaskmine, maastikulaskmine ja vibujaht. Ning omavahel erinevate alade sportlased üldiselt ei võistle. Mis juhtuks aga siis, kui omavahel võistleksid olümpialaskmise Eesti esinumber Reena Pärnat ja maastikulaskmise mitmekordne maailmameister Katrin Virula? Kui on määramata kaugused, siis ma usun kindlasti, et Kats võidab. Näiteks Katrin Virula võidab. Aga? Kui on määratud kaugused ja platsi peal, siis oleks kindlasti favoriit oleks Reena Pärnat. Olümpialaskmise ja maastikulaskmise suurim vahe seisneb selles, et olümpial on sihtmärgi kaugus teada. Maastikulaskmises võivad aga sihtmärgid asetseda näiteks 45 kraadi vibulaskjast üleval või all, puu otsas, vee ääres, mäekünk all ja nii edasi. Ning selle juures tuleb ära arvata sihtmärgi kaugus. Kõik võistlused toimuvad murdmaal, metsas või mujal vabas looduses. Me siin vaatasime, et sa oled ikka niivõrd tituleeritud, sul nii palju erinevaid tiitleid, aga teie ala olümpial ei ole, et kas peaks äkki ala vahetama? Ma arvan, et ei pea vahetama. Ma arvan, et see ala ei oleks enam nii lõbus, kui ta oleks olümpial. Ta ei oleks enam nagu väga fun ja väga normaalne, siis hakkaks seal juba mingid muud asjad ka väga rolli mängima. Pikkvibu nagu nii olümpial ei saa, sellepärast, et seal ei ole rikkaid tootjad ja ei ole taga, kes suudaks nagu panna palju pappi välja käia, nagu on sportvibul ja muudel asjadel. Et pigem pikkvibu on siuke vibu, kus on nagu väga palju väga häid meistreid, kelle toodangu mahud on väga väiksed, nii et nad kellelegi nagu sponsoreerida ei jaksa. Et vibulaskmisest õige ettekujutus saada, tuleb see ala igaühel endal järgi proovida.
esmase kodus laskmise harrastaja komplekti saab poest kätte umbes 250 euroga. Võistluste mudeli koos varustusega saab osta umbes 400 euro eest. Head spordisõbrad, me oleme tulnud siia Läänemaale kohta nimega Kullamaa. Euroopa meister on meie vastas, et me oleme teinud teatavasti Eesti meistritele ära, oleme Balti meistritega rinda pistnud, nüüd siis Euroopa meister, et milliseks sa meie šansse hindad? Ma arvan, et 50-60. No selge. Et nüüd tuleb siis nii, et me kõik laseme 3 noolt ja vaatame siis, kes on kõige parem, et kas meie, teada-tuntud spordiinimesed või siis mingisugune Euroopa meister. Teeme nii, proovime. Anname siis võimaluse Euroopa meistril vähemasti alustada seda võistlust. Esimene lask näha on, pinge on peal. Sihtmärk on jänes. Ja täpselt südamesse. Nojah, ega meil erilist lootust ei ole, et Euroopa meister alustas oma staatusele väärikalt ikka seda võistlust, võib nii öelda. Teine lask. Kontrollib üle. Tahab ikka puhast lasku siin otse südamesse. No ja see on kehas. See ei ole südames, aga näha on ka näost, et pettumus. Viimane lask. Siit võib selguda võitja. Ja jälle südamesse, et nüüd lähme loeme punktid kokku ja siis teame, mis me üle peame tegema. Punktid on siis 10-8-5. Kokku siis 23 punkti ja me peame nüüd siis 3 lasuga saama 23 või parema, et mis sa arvad? Täitsa reaalne, tehtav. Meie siht on siis nüüd 23 punkti või rohkem, et ma ausalt öeldes olen päris rahul, kui ma saan 5 punkti või rohkem. Praegu tundub kõik õieti olevat. Aga päästmine ei ole. Päästetakse tavaliselt käsi nagu selja taha, mitte kõrvale. Tubli. 5 punkti. Nagu öeldakse, asi käppas. Ai ja jälle päästmise taha jäi see. No nii, minu saagiks jäi siis ennustatud 5 punkti, et vähemalt ei jäänud päris nulli peale. Loodame, et spordisõber Revo võtab siis meie poolt selle jõu kokku ja võtab võidu. Ilus tehnika, ilus päästmine, aga kahjuks mööda. Mulle tundub, et sa oled varem laskmisega tegelenud. Ai, jälle mööda. No nii, me saime mõlemad siis 5 punkti Revoga, sina said 23, et tundub, et tuleb välja siin see vahe muidumeeste ja Euroopa meistri vahel. Kahjuks ta nii läks seekord, jah. Aga mis sa arvad, kas meil muidu mõtet oleks alaga edasi teha, et eestlased olümpiale? Loomulikult ja loodame, et kunagi saab ka see ala olümpiale. Ma mõtlen metsalaskmine. Ja edasi loomulikult tasub tegeleda ja see on, muidugi üks oht on selle juures, et see tekitab sõltuvust. Nii et sinu soovitus on kõigile, et tulge siia metsa ja tegelege vibulaskmisega. Just nii. Maastikuvibus on ühelt sihtmärgilt võimalik saada punkte 0-11-ni, olenevalt sellest, kuhu looma tabatakse. Tabades plokisüdant on võimalik saada 11 punkti, väike süda annab laskjale 10 punkti, süda 8 ning keha annab 5 punkti. 0 saab vibulaske siis, kui sihtmärgist täielikult mööda lasta. Nagu näitas Kullamaa vibufestival, on maastikuvibu võistlused Eestis tõeliselt populaarsed. 2 päeva väldanud võistlustele kogunes ligi 100 vibusportlast 14 erinevas võistlusklassis. Maastikulaskmise populaarsust iseloomustab ilmekalt ka fakt, et väidetavalt kuulub maailma 5 parima naismaastikuvibu laskja hulka koguni 4 eestlannat. Kui Katrin Virula on suutnud maailmameistrivõistlustelt koguni 3 tiitlit noppida, siis kodustel võistlustel pole tal võit sugugi garanteeritud.
Naiste pikkvibu võistlusklassi kvalifikatsioonis saavutas Virula küll 128 punktiga esikoha, ent finaalringides kõik nii sujuvalt ei kulgenud. Finaalis läks Virula vastamisi Rita-Anett Kohavaga ning publiku silme ees toimunud 4 sihtmärgi laskmine õnnestus paremini Kohaval. Finaal algas Virula jaoks kohutavalt. 2 võrdlemisi lihtsalt sihtmärgilt tuli tal kogusaldoks 0 punkti Kohava 10 punkti vastu. Olukord ei paranenud ka 3. sihtmärgil, kus Virula sai küll 10, ent Kohava tabas sihtmärgi plokisüdant, mis tõi vastutasuks maksimaalsed 11 punkti. Viimasel sihtmärgil õnnestus küll ka Virulal plokisüdant tabada, kuid Kohaval piisas viimasel sihtmärgil võidu võtmiseks vaid loomakeha tabamisest. Esikoht Rita-Anett Kohava 26 punkti ning mitmekordne maailmameister legendaarne Katrin Virula 21 punktiga teine. Rita, võitsid finaalis maailmameistrit, tunnemist päris hea? Ja, igal juhul on hea, võit on alati tore. Kuidas siis täna nii hästi laskmine välja tuli? Ju ma ei mõelnud üle, et keskendusin ainult oma laskmisele ja vigu ei tulnud. Et üldteada tuntud fakt on vibulaskjate maailmas, et maailma esiviisikus ja Euroopa esiviisikus naiste longpuulaskjatest on 4 Eesti naist ja kuna mina sinna nende 4 naise hulka ei kuulu, siis ma ütlen, et meil on tõeliselt tugev konkurent, et selleks, et lasta maailma tasemel või enda taset teada saada, ei pea väljapoole Eestit sõitma. Ma lasen seda formaati tegelikult esimest korda ja ma pean tunnistama, et see on äärmiselt huvitav formaat, et kuna need kaugused on väikesed ja selline võib-olla positiivselt mõjubki see, et möödalaske on ikkagi vähem ja see ilmselt hoiab motivatsiooni kõrgena. Finaalis tuli vastu võtta kaotus, aga ega see vist su tuju alla väga ei tõmba või? Absoluutselt mitte, sorry. Mis siis selle hundiga probleem sul on? No, ma olen ikka sellest juba 4 korda üle lasknud. 2 aastaga üle kokku, ma ei tea, ju siis hunt on madalam, kui ma arvan. Ma arvan, see on väga populaarne, ta on selle aasta kõige suurem üritus Eestis, vibuüritus, kõige suurem. Rääkimata siis olümpiaspordist või siis mitte nagu harrastuspordist, et kõige suurem järelikult on ta väga populaarne. Tal on väga hea formaat, on nagu selles suhtes, ta on üks väheseid maastiku või siukseid formaate üldse, mis võiks olla väga lahe publikuala. Tal formaat on nagu põnev, et sa pead kogu aeg nagu et sul ei ole seda varianti, et kui sa eksid korra, et sa nagu tõmbad järgi või tõmbad tagasi või ta hoiab sul nagu kogu aeg selle pinge peal, sest sa võid ühe päeva nagu totaalselt hästi lasta, järgmine päev sul on totaalselt suur 0 päev, eks ole, ja siis sa oledki väljas. Et tegelikult sa pead kogu aeg, tal on nagu selline strateegiline nipp on olemas, sa pead kogu aeg nagu oma strateegiat ajama või teadma seda oma rida, mida sa seal tahad saada, et ta on nagu laskjale on väga põnev ja nagu sa näed, see finaal on ka publikule väga lihtne, väga selge, väga arusaadav. Saadet toetab AKM Metall www.metallimüük.ee. Põnevaid finaallahinguid jagus publikule vaatamiseks teisigi. Üheks prestiižimaks võistlusklassiks peetaval meeste pikkvibus pääsesid 4 parema hulka koguni 3 lätlast ning vaid 1 eestlane, juba mitu aastat võistlustel eemal püsinud Toivo Aarniste. Lõunanaabrite esiletõus oli kõikidele suureks üllatuseks. Eestlaste ebaõnnestumine oli aga kõigile pettumuseks. Näiteks ei pääsenud möödunud aasta vibufestivali võitja Maarja Hansmann isegi mitte kvalifikatsioonist edasi. Finaalis aga suutis Aarniste eestlased taas naeratama panna. Võistlustelt eemal viibitud aastad ei olnud näiliselt mehe laskmisele mitte mingisugust negatiivset mõju avaldanud. Finaallahingus lõunanaabri Nauris Purviskise vastu õnnestus Aarnistel külma närvi hoida ning võtta 26 silmaga klassivõit. Toivo, õnnitlused, tuli võit, mis tunne on? Aitäh, raskelt tuli, närvide mäng. Kuidas sa siin hindaksid seda rada, et pealtvaatajal oli küll finaal päris lihtsasti kätte toodud? No, eks ta muidu jah, selline metsas laskmise võistlus on, aga siin oli see eelis, et pealtvaatajatel oli toodud kätte, et neil ka huvitav.
tõelised legendid olid aga võistlustules veteranide klassis. Eesti lippu hoidis kõrgel Neeme Jõesaar, kes alistas finaalis legendaarse soomlase, kunagise maailmarekordimehe Tabani Säila. Ajaloolise vibu klassis võidutses suurepärase 32 punktiga vibuvalmistaja Olev Kriis ning täpseimate plokkvibude seas võidutses Riho Alep finaalpäeva parima 41 silmaga. Arvestades osavõtjate rohkust Kullamaa vibufestivalil ning vaadates eestlaste suurepäraseid tulemusi ja tiitleid suurvõistlustel, tundub, et maastikuvibu näol on tegemist tõeliste eestlaste alaga. Kuidas sinu meelest üldse eestlasele selline vibu laskmine sobib? No see on nagu väga vana küsimus, ma olen kogu aeg öelnud, et ma arvan, et eestlased oleks nagu oma pikaldase vaimu poolest maailma parimad vibulaskjad. Et kui see traditsioon oleks nagu vähe pikem, ma arvan, et eestlastele sobib väga hästi vibulaskmine. Ta on siuke aristokraatlik, rahulik, siuke eriti hüsteerid seda ei ole vaja tõmmelda, nagu kanter, individuaalala, rahulik ala, sa võid seal mis me näärsime, et kui ette, kui vibulaskja laseks oma noole ära ja siis laseks karjatuse järgi nagu kanter või midagi sellist tahad. Ei, aga tähendab, ta on siuke suht-koht rafineeritud ala, et minu meelest on see ülilahe. et ma arvan, et sobib. Ma päriselt arvan ka, ma olen üsna veendunud selles. Kuna tegu on harrastusspordiga, siis sul ei ole sponsorid, sul ei ole riigipoolset toetust. Et kõige suurem riigipoolne toetus oli eelmine aasta, kui me MM-ile läksime, ma sain Kultuurkapitalilt 500 €. Ülejäänud on juba kõik siuke EOK raamat, eks ole, kord kvartalis antakse sulle kätte talveaias ja see on nagu riigipoolne toetus. Aga kallis on see, et mida kõrgemal tasemel sa lased, seda valisemamaks sa lähed. Siis on juba see, et puunool, ta elab oma elu ära, siis on vaja uusi nooli, nool on juba suhteliselt kallis kuluartikkel, võistlustel käimine on kallis kuluartikkel, mitte Eesti võistlustel, aga üldse, kui sa tahad välisvõistlustele minna, et see on ikka suht-koht kirves. Aga kuidas siis saada sponsorid rohkem, riigilt rohkem toetust? Tead, kui ma seda teaks, ma ju ei räägiks, et ei saa. Ma ei ole seda veel avastanud, et kuidas saab või kuidas mõtleb, et see ilmselt see harrastusspordi finantseerimine on natuke teistmoodi või teistele allikatele. Neil ei ole ju anda oma olümpialadelegi piisavalt pappi, mis nad siis igasugustest muudest metsalaskjatest seal toetavad. Meie eesmärk on propageerida vibulaskmist, maastikuvibulaskmist, propageerida terveid eluviise ja tunda ennast lihtsalt konkreetselt selle võistluse raames, tunda ennast hästi, lasta vibu rääkida sõpradega juttu. Tiitleid me ei jaga, aga kohad saavad välja mängitud, kõik saavad medalid, kes on selle väärilised, nii et eesmärk on ennast hästi tunda. Mainisid vibuspordi propageerimist. Kui populaarne üldse Eestis on vibusport, et mis seisus olete? No, vibusport, kui nüüd möödunud olümpiat vaadata, siis ta on tõenäoliselt ikka suuremas populaarsusest vähemalt kogumas, sest meie üks tütarlaps Reena Pärnat oli ju ka olümpial. Aga meie metsalaskjad, meid on umbes 150 aktiivset laskjat ja kindlasti 300-400 ringis on, kes ka harrastavad. Et võib-olla mitte väga suured numbrid, aga me arvame, et see on ikkagi hea. Värske õhk, liikumine, me ei seisa paigal, me käime metsas ringi, me jalutame märgist märki. Võistlused on erinevad, mõnel võistlusel 4 noolt, mõnel võistlusel 2 noolt, mõnel 1. Täna me laseme iga märgi kohta 1 noole, saame kiiresti oma ringid tehtud, aga ikka tervislikud eluviisid ja seda me propageerime, ega muud. No, meil on ikka kõvasti Robin Hood ja naiste seltskonnas Katrin Virula on ju suveräänne liider maailmas naiste seas. Mitmeid medaleid, mitmeid tiitlivõitluseid, MM-id, EM-id. Endalgi on õnnestunud üks MM-i tiitel saada, nii et neid on meil ikkagi väga kõvasti, ei suuda kindlalt meelde tuletada, kui palju neid praegu on. 10 on vähe öelda, 100 on võib-olla palju öelda, aga sinna vahele jäävad tiitlid ikkagi siia Eestisse kindlasti.
kuidas üldse maastikuvibu Eestisse tuli või kes tõi? Eestisse ta tõi tegelikult Toomas Taimla, kes on juba praegu Manalateed läinud. See oli kuskil 11 aastat tagasi. Ja kohe hakkas suure seltskonnaga peale? Praktiliselt küll, jah. Et see, ütleme, algul esimene aasta äkki lasi 2-30 inimest. Ja siis see järjest kasvas ja tehti klubisid juurde. 2005 oli tippaeg, et siis meil korraldasime ise Pärnus Jõulumäel Euroopa meistrivõistlused vibulaskmises, mis olid 5-päevased. Et siis oli meid kuskil 400 tuuris. Ma arvan, et vibulaskmine on teenimatult alahinnatud, aga ma olen kindel, et kõik meie Eesti klubid ja Eesti vibusportlased annavad oma parima, et vibulaskmine tõuseks väärilisele kohale ja saaks vääriliselt nagu ka siis ära märgitud. Siin ei ole vanuselised piirangud, et minu enda poiss hakkas 2,5-aastaselt laskma ja kindlasti ei ole ülemist vanusepiiri. Teine on kindlasti füüsiline vorm, et ka näiteks laste puhul trennides rääkides, et teatud lapsed on, kes on pikad ja kes on peenikesed ja kes on siis lühemad ja et vibulaskmine nagu ei tee kellegile liiga, et ta sobib nagu kõigile. Ja seda on võimalik aastaringselt teha. Paljud alad esitavad rohkem nõudmisi, ma arvan, kui. Ja see on, kuna tegemist on amatöörspordiga, sellega võib igal ajal liituda ka. Et kunagi sa ei ole hiljaks jäänud, et ka veteranina ei ole pensionärina avastades, et saad vibulast, et sa ei ole kindlasti hiljaks jäänud. Kuidas ise vibulaskmise juurde jõudsid, et alles hiljuti või? Tegelikult oleme nüüd 7 aastat vibu lasknud ja pean tunnistama, et see oli selline armumine esimesest silmavirgust, et kui ma selle vibu esimest korda kätte võtsin, et mul ei läinud küll väga hästi, et käed olid sinised ja õlad olid sinised ja nooled olid kõik metsas ja kadunud, aga see meeldis mulle nii väga, et ma vaatasin, et enam seda vibu käest ära ei saanud ja tegin ka endale viburaja ja hakkasin uurima, et kuidas see laskmine siis käib. Saadet toetab AKM Metall www.metallimüük.ee